Korraga meenus hallile murule midagi valusat. Ta silm läks niiskeks, huuled tõmbusid torru. Kurat, see oli viimane kord, kui ma Vantsat nägin. Meil oli Tartus külalise etendus, oli sügis, imeilus ilm. Ma käisin ja jalutasin Toomel ja jõe ääres. Jõgi on asi, millest ma olen ikka puudust tundnud. Kuigi ma pole jõe ääres elanud, aga näe, mingi soov, tõmme jõe äärde on. Ja alati, kui ma Tartu lähen, ma käin jõe ääres. Ja siis ma jalutasin pikalt ja nägin Rüütli tänava välikohvikus olid Vantsa ja Mäll ja kõik, kes seal olid. No eks vahing oli juba võtnud, aga selge. Mõistus oli tal kuni lõpuni selge, seda ei suutnud ta ära juua. Ja siis me ajasime pikalt juttu ja nagu jutu sees ta ütleb, et hunt ikka helistab talle. Kurat, hunt oli juba 1-2 aastat surnud. Ja siis ma nägin seda traagikat selle vana mehe silmades. Ta ei saanud ise aru, et oleks midagi valesti öelnud või imelikku. Ja see oligi kõige jubedam, et sa näed kuidagi nii selgesti selle inimese vaimuhiiglase hukku.